Tere taas sõbrad ja kõigepealt tahaks öelda tänud kõigile neile, kes te olete meile tagasisidet andnud just nende roogadega, mida Tõnu teile ette on näidanud. Kui sealiha on selline klassikaline, mida grillitakse, siis üha rohkem praegu ikkagi eestlaste grillidele satub ka erinevaid muid tooraineid ja kindlasti teisel kohal, ma ise arvan, võiks ja peaks olema vist kana, aga ma arvan lihtsalt nii harjumuste järgi. Ma arvan ka. Ja, et eks muidugi veiseliha grillitakse ka, aga veis on hästi kallis. Aga muidugi veis on väga hea ja kvaliteetne, aga kana on väga populaarne. Ja mida me täna teeme? Täna teeme siis jälle ühe lihtsa retsepti. Kanaliha, antud hetkel on mul kanakintsud adžika marinaadis. Väga hea ja väga lihtne. Kõlab kui kaukaasiaväline on märina. Minul on ostetud siis kanakintsud, mille ma lõikasin, ütleme pooleks. Nad on muidugi suuremad. Ja siin ei olegi mingit kunsti. Paneme soola. Soola paneme siia 10 grammi, mitte rohkem, sellepärast et adžikas on ka soola 10 grammi kilo kohta, ehk siis mul on siin 1,5 kilo, ma panen umbes pigem vähem kui rohkem. Ja nüüd segame kokku adžika marinaadi. Täitsa tavaline poest ostetud adžika. Enne võiksite, retseptis on ka küüslauk, aga enne võiks natukene maitsta. No siin on seda piisavalt, ma siia ei pane küüslauku. Ja kes tahaks, võib lisada küüslauku? Absoluutselt. Adžikad on ka erinevad. On erinevad. Kunagi ei tea, mida sa poest saad. Nii, ma panen siia see 2,5 supilusikateid täitsa suvaliselt. Nüüd vedelat mett. Või palju. Jälle tunde järgi. Kohe vaatame. Ma panen siia 1 teelusikatäie ja panen teise veel. Jah, ma arvan, nüüd aitab. Ja siis 0,5 sidrunimahl. Siin on näha, tulevad seemned. Las nad tulevad. Ega me seemned ei grilli. Need jäävad siia põhja, hinnad läheb vardasega kusagile. Jah, täpselt, sellepärast ei maksa muretseda. Ja adžikas on igasugused vürtsid, piprad, kõik maitseained koos. Te ei pea ise siin enam leiutama, ainult natukene soola juurde, sest ainult adžikaga teha jääb natuke lahjaks. Ja samas ka väga palju adžikat panna, siis ta läheb jälle vängeks. Suuke paras jagu. Eks see ole siuke tunnetamise küsimus. Toidu tegemine on üldse selline tunnetamise küsimus, et kedasi. Nüüd valame selle siia peale. Ja lõdvarandmega mudime selle adžika siia sisse ja ümber. Ongi kogu lugu. Ja ta võiks jääda ka ikkagi mingiks perioodiks. Ikka üleöö. Kas üleöö või hommiku teed valmis, enne valmistamist segad veel läbi ja õhtul grillid. Aga soovitame hoida 6, 7, 8 tundi. Ja nüüd on siis kanašašlõkk adžika marinaadis seisnud meil siin teatud perioodi ja Tõnu paneb nad siis nüüd grillile, et kanašašlõkk adžika marinaadis. Ja ei midagi keerulist. Samamoodi liha tulele. Veepudel ligi, et tuld kustutada ja grillime. Aga Tõnu, mis nipid siin just selle kanašašlõki puhul võiks olla? Kas siin tuleb ka äkki midagi silmas pidada või ta on siuke klassikaline? Kana ei midagi erilist, aga siin on eriline see, et meil on marinaadis mesi. Ja mesi, nagu näed, siin on üks väike täpp. Et mesi on suhkur ja see võib niimoodi mustaks kõrbeda. See ei tähenda, et liha on kõrbenud, aga mesi võib kõrbeda ja seepärast peaksime keerama teda pidevalt, et meil seda jälgida, et meil lase meel siin põleda. Küpsust saab hinnata ilmselt seda, kui sa võtad ühe tükki, ise proovid või saad sa silmaga ka juba aru, et on? Enam-vähem, eks kogemused tulevad aastatega, aga põhiline kana tuleb küpseks, küpsetada, kes saab, mõõdab sees temperatuuri, et 75 kraadi peaks kanal olema või kui ka suitsukana teete või ükskõik mis kana, et siis on salmonella oht välistatud. Aga seda me kohe näeme. Võtame tulelt maha ja
ja vaatame seda asja. No, väga ilus. On. Proovime siis ära. Kanašašlõkk, katšika ja mee. Jah, vaatame talle küpsusastet. No ilus, valge, ilusasti küpsend, aga ka parasjagu mahlane. Väga hästi küpsanud. Väga mõnus. Selline atšika ja mesi teebki selline. Üks üritab nagu teist üle lüüa ja siis tuleb niisugune kahe peale saavad kuskil kokku ja siis on korraliku sellise huvitava marinaadi maitse teinud. Ma olen saanud sellist mett, mis on musta küüslauguga. Vot kui seda saate, tehke selle meega. Praegu ma tunnen võib-olla, et väike küüslaugu vurts võiks olla. Võiks olla. Jah, et ju sellele, no vot see atšikaga on nii ja naa. Aga nagu ma ütlesin, kogemused tulevad aastatega. Trennige oma atšikaga see retsept välja. Ja loomulikult andke meile teada. Võib-olla panete teie midagi juurde sinna, midagi muudate. Tõnu siin pakkus musta küüslauguga mett, et äkki tuleb midagi huvitavat sealt veel välja. Nii et selles mõttes leidlikkus ja osavus on kõik teie enda kätes. Nii et ilusat grillimist ja loomulikult ilusat suve jätku. Kena suve!